armas Iru klubi ja Iru külarahvas. On hea tõdeda, et parim, mis meid ühendab, inimesi, kogukondi, külarahvast, vallarahvast, on korraldada midagi ühist. Aitäh tulemast Iru Ämma 15. juubelifestivalile! ilus ja korraldajad on kõik kohal ja üritus on avamiseks valmis. Ma loodan südamest, et Iru Ämma tunnustamise üritus nii külavanem Arti poolt kui ka Iru Ämma ürituse pikaaegse eestvedaja poolt, Arno Kannikese poolt ikkagi jätkub ja ka tulevikus me kohtume siin. Sellist toredat üritust ei tohiks jätta unarusse. Ma soovin teile head Iru külapäeva ja kuulutan külapäeva avatuks. Aitäh! Oli suurepärane tänane pidu. Ilm oli meiega, rahvas rõõmus ja kõige toredam oli see, et need, kas ka varem olid esinenud, esinesid tänagi. Muidugi täna oli meie leivanumbriks solist Erich Kriegeri esinemine. Ta läks nii hoogu, et laulis lausa poolteist tundi.
väga tore oli ka, et lõõtsamees Priit tuli. Kuulun sulle vaid mu kaunis Rosabella, kuulun sulle ma kõik mu sõbrad ka, mu kaunis Rosabella. Esmaspäeval sinistudu täis on ilm, esmaspäeval sinistudu täis on ilm, esmaspäeval tean minema, ma pean su poole Rosabella, kuulun sulle vaid mu kaunis Rosabella. Seal oli ka siis susafon ja veel väga ilusa kõlava häälega Anneli laulis oma toredaid laule. On selline unistus mängule maal, keegi tuleb külla, keegi kauge ja hea. Esines ka Tanel saksofonil solistina ja 3 klarneti trio, mida siis juhatas Kalev, mängisid veel Kristjan ja Mikk. Ja muidugi väga tore oli, jälle oli Merkuuri töötuba, kes kenasti pakkus lastele nii puu kui metallitööd. Ja eriline oli seekord, et oli ka akvarelli töötuba ja Liisi juhendas usinasti lapsi. Kõik maalisid ja kõikide kodudes on nüüd oma maalitud akvarell. Ja muidugi kuldne õhtu väike, meie väsimatu kaaslane aastaid juba, tema dirigent Kuno Kasakuga andsid meeleoluka kontserdiga. Tõstis purjed üles õiseks jordi, särasid veel tuleb musta see. Väike tükkud palju lõie nurris, hakka juurde astu soovime. Ja muidugi pilupardirong oli see, mis lapsed elevil ajas ja samuti ka ATV-del sõitmine, mida siis Väino tõi Jõelähtne Tehnika spordiklubi vahenditega kohale. Ja täitsa omapärase ja toreda üritusena oli seekord ka sportlik osa. Ja meie rannapoole väljakul kohtusid Iru ja Loo võrkpalli segameeskonnad. See on küll suurepärane algatus, et ka spordivõistlused alati oleks kohal meie festivalidel. Tänud sulle, Kristjan Leks, kes selle kõige organiseeris ja korraldas.
suur-suur tänu teile kõigile ja ka lõkke oli vahva, mis läks üle muinasööde lõkkeks ja Anton oma tulevärgiga jälle rõõmustas meie pidulisi. Suur tänu kõigile osavõtjatele, tänu Jõelähtme vallavalitsusele toetuse eest ja muidugi eraldi suur tänu sõbralikule, torele, heale, koostöövõimelisele Iru Ämma klubi juhatusele.